No nii, tere tulemast järjekordsesse Most ärikooli live ülekandesse ja tänaseks saate külaliseks on meil Eleri Artus, kes on Hobumarketi perenaine, et kuni ta liitub meiega, nii kaua nii Elerit ma näen, et kohe ta ilmselt liitub. Elerin on luba antud, nii et kohe tuleb ta siia ekraanile meil. Tere Eleri! Tere! Väga meeldiv näha sind. Samad sõnad. Absoluutselt, et ei olnud üldse keeruline, eks liitumine. Ei olnud õnneks. Ja eile me korra rääkisime, et kuidas see täpselt käib, et kuidas on see intervjuu vorm ja jagatud ekraan ja kõik see muu. Vaataja kenasti koguneb. Ma mõne sõnaga räägin endast ja siis ma annan sõna sulle, et sa saad ka niimoodi paari lausega öelda, et kes sa oled ja mis sa varem teinud oled. Minu nimi on Erki Tammleht. Most ärikoolis ma hoolitsen selle eest, et oleks sisu, millel on päriselt ka sisu ja mis on huvitav. Varasemalt olen umbes 15 aastat turundusega tegelenud erinevates agentuurides ja ka väljapool Eestit, näiteks Soomes ja juhtinud erineva suurusega ettevõtete turundust. Aga Eleri, mina ka ei tea tegelikult sinust rohkem, kui et sa oled lõpetanud Most ärikooli, aga sul on hea võimalus öelda, et kes sa oled? Ja, mina olen siis Eleri Artus ja nagu eelnevalt öeldud, siis alustasin Hobumarketi projektiga. Ja lähemalt siis minust, et tegelikult ma olen töötanud hästi pikalt müügivaldkonnas ja puutunud kokku just ilutoodetega. Et minu jaoks hästi oluline ongi see, et see turundus ja müük on nagu sihuke käsikäes. Ja ma olen kunagi väga ammu seda turundust tegelikult ka õppinud, aga kuna kõik see muutub, pidevalt on uuendusi, siis ma mõtlesingi, et miks mitte minna seda Most ärikooli veel kord nii-öelda õppima, täiendama ja tegelikult ma sain väga palju kogemust. Ja üldiselt olengi nüüd alustanud selle Hobumarketi projektiga ja kasutan nii-öelda võimalikult palju nippe ära. Ma olen suhteliselt aktiivne. Väga palju meeldib uusi asju just välja mõelda ja püüan hästi palju siis erineda. Et ega ma lähemalt ei oskagi rohkem midagi öelda, et iluvaldkonnas mind teavad väga paljud, kes nägupidi, kes nimepidi ja olen erinevatel avalikel üritustel ka suhteliselt palju osa võtnud, et näiteks missivõistlused kunagi ammu ja missiste võistlused, et see esinemisteema pole samuti võõras. Aga kus sul see mõte tuli nagu, kuidas ma ütlen, et iluvaldkond ja hobused, et loomulikult glamuurne elu, kuidas nad siis kokku ei käi, eks, et kaunid inimesed. Väga hästi. Aga et kus sul see mõte tuli nagu Hobumarketiga alustada, et sa ikkagi astud nagu ilumaailmast päris pika sammuga välja või on nagu natukene teistsugune, eks ole, et ta nõuab võib-olla hoopis teistsugust lähenemist ja kõike, et räägi, et kus see mõte tuli või minule see tundub igal juhul väga suur nagu muutus või siuke lausa suunamuutus elus. No tegelikult ma olen alati enda kohta öelnud, et ma olen maatüdruk, aga linnakingades. Ehk siis see iluvaldkond oli mul siuke kontoriamet, oligi täiesti hoopis midagi muud. Nüüd ma võiks panna dressipüksid jalga ja mulle meeldib täiega seal tallides käia, tassida neid asju, hoopis teistsugune nagu valdkond ja ala, aga see tuli nagu selle järgi, et ma ise tegelen ka igapäevaselt ratsutamisega ja mul on isiklik hobune, kellega ma siis plaanin võistlema minna, suht selline temperamentne ja tema oli ka põhjus, miks selle Hobumarketiga sai alustatud, et kuna see ratsasport on suht kallis, siis ikka hakkad otsima võimalusi, et kust seda või teist saada parema hinnaga, soodsamalt, siis sa õpid seda toitumist nii-öelda, kes see sulle nõu annab. Sattusin mina ka oma hobusega kliinikusse, järjekordselt sealt said väga palju infot ja pidevalt sa soovid nagu kursis olla, aga tihtipeale, mida tehakse, inimesed hakkavad guugeldama. Ja üldiselt sealt Google'is sa võid leida 150 erinevat vastust, mis ei pruugi üldse tõesed olla, et seal on hästi palju teiste arvamust, aga mina lähtusin siis sellest, et ma hakkasin siis kontakti võtma erinevate tootjatega
ja sealt tekkis see idee, et et kuulge, kas te ei soovi siis Eestis näiteks sedasama pakkuda, et me oleme teie toetustiim ja nõustame, et tegelikult on see, et ma ise otseselt ei peagi olema, ütleme, hobuste sööda puhul, ma ei pea omama sellist otsest teadmist, et ma nüüd oskaks kellelegi midagi soovitada täpselt, et meil on näiteks prantslased abiks, kirjutan üles, saadan videod, nemad koostavad ära ja klient saab siis oma hobusele nii-öelda söödad. Et püüame seda hästi palju arendada, et meil on ka mõned nipid, mida ma täna ei saa veel avalikustada, aga kindlasti tasub seda hobumarketit jälgida, sest me oleme seda projekti hästi suurelt nüüd ette võtnud ja koostame natukene sellist äriplaani laiendamist ja vaatame, et mis sellest nüüd välja tuleb. Et ideed on suured ja samm-sammult siis oleme selle nii-öelda paika pannud ja läheme kohuga edasi. No, maailm on olnud, eks ole, nüüd eelmise aasta või 2020 aasta märtsist, võib öelda, et absoluutselt teistsugune, eks ole, et väga paljud asjad on meie elus muutunud, hästi palju on olnud piiramisi, sulgemisi, kaubandust ma pean just silmas, eks, et hobumarket on selles valdkonnas ja vahepeal on lahti olnud ju ainult sisuliselt esmatarbekaupade kauplused, et kuidas ütleme selline nagu piirangute maailm või uus maailm või koroonaaegne maailm, et kuidas on see mõjutanud hobumarketit, et kas ta nagu annab hoogu juurde või on ta pidurdanud või on sul näiteks läinud, ma ei tea, turundus kuskile shiftinud hoopis teistsugustele levelitele, et räägi seda poolt natuke. See oligi tegelikult ka suureks põhjuseks, miks ma Moskva üldse õppima tulin. Et kuna ma nägin, et poed olid suletud tegelikult juba eelmine aasta ka, eks ole, piirangud olid, siis interneti müük toimis väga hästi. Ja mina alustasin siis ka nii-öelda e-poe variandina, kontakteerusid ikkagi klientidega, saadad neile infot, et aga paratamatult sellist kohtumist ei saanud teha, aga üldiselt sai väga hästi hakkama ja mina arvan, et kõik on nii-öelda ära harjunud juba sellega, et e-poest on lihtne tellida, kui sa tead, mida sa pead tellima, et on teatud tooted, mida muidugi ei saagi tellida läbi veebi, kui sa pead seda proovima. Et siinkohal ongi see, et me anname siis inimestele võimaluse, et kui tõesti näiteks need jalakaitsmed ei sobi, et siis ta saab need tagastada, ümber vahetada, et selles kohas me ei tekita nii-öelda murekohta. See on väga lahe, kuidas sa nagu lennult lahendad muresid ära. Ma korra küsin, siis ma tean, olenevalt maailma riikidest inimestel on hästi erinevad tarbimise käitumise harjumused. Et Saksamaal on päris suur probleem selles, et e-poodidel just, et tellitakse kaup. Näiteks uus telekas, ilus diivan, ehted ja veel midagi, korraldatakse üks muljetavaldav pidu ja siis saadetakse kõik tagasi, siis see mahub selle tagastusperioodi hulka, öeldakse, et väga vabandan, aga see diivan tõesti ei sobinud mu elutuppa. Et kaotatakse selle peoga võib-olla natukene rahalist väärtust ja see pidi olema, see on nagu omamoodi, kuidas ma ütlen, tarbimiskultuur, et kas sinul ei ole seda ette tulnud, et tekib vahel tunne, et keegi nagu kasutab neid uusi jalakaitseid kuskil natuke eputamiseks ja siis on nad sul tagasi? Õnneks ei ole olnud seda, et meil on ikkagi märgitud ära sellised üldised reeglid, et see varustus peab saabuma samasugusena tagasi, nagu meie kliendile saatsime. Ja teiseks, kuna ma ise olen ka selles ratsamaailmas sees, siis tegelikult see on nii väike selline seltskond, et üldiselt on väga tore ja keegi ei ole senimaani teinud. Ja ma loodan, et siis ei ka. Jalakaitsed ja siis järgmine päev saadab tagasi, ütleb, et väga vabandan, et proovisime võistlustele, aga üldse ei meeldinud. Ja ei, kindlasti võib olla. Ma ei kujuta ette, kuna mina olen nii vähe tegutsenud, et võimalik, et kellelgi teisel on selline kogemus, aga minul hetkel ei ole. Selles mõttes lahe kuulata, kuidas sa räägid sellest e-kaubandusest ja selline tõeline sära silmis, eks ole. Ja ega see, kui ma küsisin, et kuidas sul läheb, tegelikult ma natukene luurasin, et kuidas sul läheb ettevõttena ja seal on sellist mõnusat kasvu näha, aga selles mõttes ma tegelikult ei tea, et millal sa lõpetasid, et millal sa oled sellele e-poe turundusele ja kogu sellele osale nagu teadlikumalt hakanud lähenema. Et kus sul nagu tuli see mõte, et su e-pood ei ole enam piisavalt edukas, et sa pead ennast täiendama või kuidas sa nagu otsustamisprotsess toimis või mis sind nagu sundis õppima, et miks sa ei teinud näiteks, ma ei tea, YouTube'i lahti ja ei proovinud YouTube'is nagu 7 vakka tangusoola või et teeme katse-eksitusmeetod, et läheb metsa, siis läheb metsa.
sa oled nüüd väga internet vaikne seal. korraldust hoopis. No igatahes oli see, et miks mina alustasin sellega, et ma tundsin, et kuskilt mul on midagi puudu. Ja kuna kõik läks sinna internetti, siis see oli ka nii-öelda minu võib-olla nõrgim külg. Avastasin seda isegi niimoodi, et mõtteid on mul palju. Aga mida ma siis Mostist sain ühe nipi, mis oli ääretult lihtne ja ma mõtlesin hiljem, miks ma seda varem ei kasutanud. Et mulle öeldi lihtne lause, kirjuta iseendast. Ja senimaani, kui ma olen iseendast kirjutanud enda hobusega seotud teksti, ma võin öelda, kõige paremini laigitud, kõige paremini kirjutatud, reageeritud selle peale, postkasti tuleb kirju, tuleb tellimusi, tekitad justkui sellise usalduse. Kui ma otseselt, muidugi ma olen kohustatud panema ikka mõnes mõttes ka neid tooteid, sest ma pean ka informatsiooni jagama. Aga see on selline üldine ja ma ikkagi näen, et see usalduse tekitamine on just see, kus sa pead iseendast rääkima, et vahet ei ole, mis ettevõtte see siis täpselt on, et kliendid ikkagi tahavad teada, kes selle taga on, mida sa tead, mida sa oskad. Ma ei kujuta ette, mis seal võib veel olla, et võib-olla see tekitab usaldusväärsust, kui sa näed, et milline ta on, kas ta ikka tegeleb selle alaga või ta müüb mulle niisama mingit asja, et ma arvan, et see on palju kaasa aidanud, et see on üks minu nipp, mis on kindlasti väga lihtne, aga on kõige paremini toiminud. Kui me nagu mõtleme kanalite peale, et mis kanaleid sa kasutad, sotsmeedia, emaili turundus või kus sa nagu tunned, et kus sul see konversioon tuleb, et ma saan aru, et sa toimid natukene nagu arvamusliider, eks, et sa kirjutad oma elust ja oma kogemusest ja no muidugi see mõjub kredibiilselt, kui sa ise kasutad neid tooteid ja sul läheb hästi, eks. Aga et mis nagu kanalitest on võib-olla see, mida sa ise tunned, et on, kas sulle endale meeldib teha või et kus tuleb nagu rohkem konversiooni tagasi, et kust kliendid tulevad? Ma saadan kindlasti uudiskirju ja uudiskirjad on mul ikkagi konkreetse pakkumisega juba. Või siis ongi, et on tulnud uued tooted välja, tuleb järgmine uudiskiri, aga ma ei tee seda väga tihti, sellepärast et see tüütab inimesed ära. Ja minu põhiklientuur on siiski Instagramis. Et alguses ma alustasin ka, et ei teadnud, kas Instagram, Facebook, hakkasin katsetama. Ja siis ikkagi selgus, et see on Instagram ja seega mina panustan sinna poole rohkem. Aga samas, kui ma teen turundust mõnele teisele ettevõttele, näiteks minge kindlasti vaadake suuvalgus, ülivinged LED taimvalgustid, siis nendel on jälle klientuur just Facebookis. Et sa pead selle oma sihtgrupi leidma siis õigest kohast ülesse. Et sa näed seda, et kus need kliendid nii-öelda rohkem kaasa räägivad, kus nad ennast seovad nende postitustega, kuhu sulle kirjutatakse, et kõik see ja sinna poole tasub ka rohkem panustada. Ja kui on e-pood, siis üldjuhul soovitan selle e-poe siduda Facebooki poega, et siis sa saad omakorda sinna iga postituse juurde kas või lisada selle kindla toote, mida sa siis soovid pakkuda, et kliendid on nii mugavad tänapäeval, et sa pead kõik ette puust ja punaseks tegema ja siis üldjuhul tuleb ka oste. Sa mõtled, eks ole, seda toodete tagimist nii-öelda pilti. Ja. Et näiteks Eleri uljalt hobusel, eks ole, ja siis on tagid, et jalakaitse siin ja ma nüüd panen täiesti selle pinnase peal, mida ma ei tunne, ma ei tea hobustest mitte midagi, eks. Aga et seal on ju need peakaitsed ja siis jakid ja kõik on, et sa saad nagu tagida järjest selle rivi ära ja inimesed siis kõps ja kõps lähevad muudkui ostma. Aga ma küsin korra niipidi, et sa ütlesid suuvalgus, mulle need tohutult meeldivad, see on uskumatu, kui ilusaid asju nad teevad. Väga ilus. Hinnad on ka väga ilusad. Ja, aga ma räägin, see nagu uskumatu toode, teiseks on kodumaal tehtud nii-öelda Eesti toode, iseenda toode, et see on nagu meeletult vinge ja ma räägingi, et kui ma turundust teen, ma ju pakun nii-öelda ettevõtetele ka, et ma võin hallata nende lehti ja mõelda reklaame välja, siis ma olen enda jaoks mingi kindlad nii-öelda tooted siis välja mõelnud, mida ma oskan ja kus mul tuleks ideid, et kellele ma saaks abiks olla, et üks on näiteks, ma võiks ka autolehti teha, mulle väga kiired autod meeldivad, mootoritest võin ka lugeda
ja see suuvalgus oli ka minu jaoks üks selline väga vinge toode, et see tuleb nipsti ja tuleb mingi idee ja et ülivägevad. Ma korra küsin, et kas sulle tundub ka nagu, et Facebook on natukene võib-olla selline, kuidas ma ütlen, küpsemas eas inimeste seas rohkem mõju omav ja Instagram on siis pigem sellise nooruslikuma hingega inimeste kohtumispaik või otsustamiskriteeriumite alus? Sa ütlesid täitsa õieti, minul on küll vähemalt nii, võib-olla kellelgi on teistmoodi, aga paratamatult see on, et noored tänapäeval teevad ikkagi neid live-videosi, soovivad väga tihti nii-öelda scrollivad oma uudisvood ilusti üle, mis seal keegi pakub, kõik on info on olemas, et muidugi vaadatakse Facebooki ka, et Facebookis mina üldjuhul vaatangi, et mis kellaajal tasub seda reklaami teha, et see sõltub ka jälle tootest. Et mõne toote puhul ma teen seda õhtupoolikul ja teise toote puhul jälle hommikul. Et kui sa teed mingi konkreetse pakkumise, siis ma üldjuhul panen selle hommikul juba ülesse ja siis nii-öelda päeva jooksul on kõigil klientidel võimalik seda siis osta. Väga lahe. Ma ei tea, kas sa selle kõik oled õppinud Mostist või oled sa selle ise leiutanud? Väga palju ma leiutan ise ka, aga Mostist ma sain üsna palju ideid, et just see tehniline osa ka, et muidugi tekkis palju küsimusi, aga oligi see, et kuna seal anti ette, et jah, tee mingi projekt ja selle projekti käigus sa tegelikult hästi palju õpid. Et kui ma ei oleks endale võtnud neid erinevaid projekte, võib-olla ma ei oskaks kõike. Et kui keegi arvab, et see on nii, et õpid lihtsalt teooria selgeks ja aasta pärast hakkan tegema, siis see päris nii lihtne ei ole. Minu meelest niimoodi, et kaldal ujuma ei õpita, eks ole, ja kui sa seda teoreetilist teadmist umbes 3 päeva jooksul ei saa kordagi rakendada, et siis ta kuidagi nagu settib ära ja kaob sul uuesti fookusest välja ja teed asju nii, nagu varem tegid, eks. Aga sa nagu korra mainis, et lisaks Hobumarketile sa teed veel teisi asju, et sa oled nagu internetiturunduse juht, eks ole, siis mitmele ettevõttele või ma ei oskagi öelda, sotsiaalmeedia spetsialist või kuidas iganes, eks ole. Et kas see on ka üks oskus, mida sa oled nagu omandanud Mosti käest või see lihtsalt on elu kuidagi niimoodi kujundanud sind? Üldjuhul ikkagi oli näha, et mina pean ju ka praktiseerima kuidagi ja ma võtsin tõesti endale lisaks veel paar ettevõtet. Kuna ideid on palju, aga nagu ma mainisin, siis ma tunnen teatud valdkondades väga kindlalt ennast, et ma ei võtnud päris huupi neid. Et lihtsalt seepärast, et ma näeksin ja saaksin katsetada ka erinevaid süsteeme, postitusi, mis toimib kõige paremini, mis kellaaegadel, ühel tootel toimib see, teisel see, et see kõik kujuneb nagu välja. Ja see tegelikult huvitab mind ja samas see on ka justkui müügitöö. Et mina ootan alati, et see saavutaks mingisuguse eesmärgi. Et milline eesmärk on sellel ettevõttel, kas meie eesmärgid klapivad, et ma ei tee nagu niisama seda postitust. Et kui siin tihtipeale vaadata, siis minu poole väga paljud pöörduvad just selle küsimusega, et mis seal postitus ikka teha on, et kirjutab mingi teksti ja paned pildi ja sa võid panna selle pildi ja postitada. Aga et mis su eesmärk on, et kas sa soovid rohkem oste, kas sa soovid rohkem telefonikõnes, et inimesed hakkaks sinuga suhtlema rohkem, et mis see eesmärk on. Ja võt see koht oligi Mostist, mille me siis saime ilusti kõik, et selle eesmärgi pead sa kindlasti enda jaoks paika panema ja lähtuvalt sellele siis selle postituse tegema, et see, kui tihti sa postitad, et see üldiselt nii oluline ei olegi, kui selle postituse sisu. Et seda pandi meid kõvasti mõtlema ja jälgima. Selles mõttes ma saan täitsa aru, mida sa räägid, et postitus peab olema relevantne, sest muidu sa lõpuks kaotad oma publiku, et publik ei, mis huvi on lugeda tühjasid postitusi, eks ole, ma saan sellest aru, et sa teed teatud asju, et sa teed neid asju, mille vastu sul endal on kirg või huvi olemas, et palju lihtsam on nendest kirjutada, eks ole. Ja lisaks, eks ole, ma ei tea, kui palju sa planeerid ette või kui palju sa teed nagu sotsiaalmeedia plaani ja kui palju sa sinna sisse lubad sellist spontaansust, et paratamatult aeg-ajalt päevauudistest kuskilt jookseb midagi läbi, millega on väga lahe nagu postitusi siduda või nagu niisugust ad hoc, eks ole, postitusi teha, et kuidas sul nagu selle vahekord on, et ma saan aru, et ühelt poolt sa oled nagu Mostist õppinud tohutu planeerimisega, et kas sa nagu libastud sinna
vahepeal sellise spontaansuse peale ka, et okei, plaanis oli küll nagu täna see postitus, aga oh my god, et see on nii hästi on praegu seotav päevauudistega, et ma teen hoopis kõik asjad ümber. On ikka. Ja tegelikult seda tulebki üldiselt, sa hea planeerid, aga näiteks ongi, et kui mul tuleb ootamatu sõit kuhugi piirkonda, ütleme Rakveresse, siis ma ruttu postitan, et kes soovib, siis ma tulen hobuste söödaga täna Rakveresse, siis ma võtan selle kliendi söödakoti kaasa ja viin ikkagi talle ära. Aga kindlasti on neid emotsioonipostitusi, et mis iganes juhtub, aga üldiselt sellised kampaaniad ja need on mul ikkagi paika pandud. No kampaaniat peab planeerima, eks, et kui kampaaniat teha niimoodi ad hoc, et siis need alguse ja lõpu kuupäevad ja sellest tuleb siuke pudru ja kapsad, et lõpuks ei saa ise ka aru, rääkimata siis klientidest, eks ole, et kellel on nagu raske orienteeruda, et mis täpselt toimub või et miks nii või miks mõni asi algab, on ju. Aga kuidas sul tunne on, ütleme, et kui me peaks nagu mõtlema, et täna on kõik hästi, eks ole, et sa oled omandanud lahedad teadmised, toimid mitme ettevõttega, ma kujutan ette, et kodukontoris, eks ole, väga palju või oled omandanud sellise nii-öelda vabaduse, et kui vaja, siis sõidad Rakverre ja kõik asjad sujuvad endiselt ja keegi ei küsi su käest, et kus sa oled, on ju. Et kell on, ma ei tea, 1:30 päeval juba, me ei ole sind veel näinudki kontoris. Aga mis sa nagu prognoosiks võib-olla tuleviku osas, et me keegi ei tea, eks ole, et mis juhtub, et kas sügisel tulevad uued piirangud või ei tule või vaktsineerimine tõesti toimib ja koroona nii-öelda annab järgi, elu jätkub vanas rütmis. Ja e-kaubandus, eks ole, on kasvanud, et tänu sellele piirangutele on ta teinud tohutu hüppe oma mahtudes. Aga kuidas sul nagu tunne on, et kui nüüd peaks juhtuma, et piiranguid ei tule ja maailm leveneb, et kui palju inimesed sinna nagu tavakauplusse tagasi siirduvad ja kas e-kaubandus jääb samale tasemele või ta teeb mingisuguse tagasilangemise või üldse mitte teaduslik küsimus, aga siuke kõhutunde küsimus, et kuidas sa arvad, et milline näiteks on, ma ei tea, elu aastal 2022? No ma isiklikult arvan, et kuna ma nägin, kui need kauplused lahti tehti, siis Rocca al Mares ei olnud ühtegi vaba parkimiskohta. Aga eks inimesed ikka, nad on harjunud teatud tooteid ikkagi koha pealt ostma ja neid tooteid on paratamatult väga palju, mida internetist nii-öelda kohe ei saa, et esmase ostu sa pead võib-olla koha pealt tegema ja siis need järgmised ostud saad sa teha sealt veebipoest, et toon näite kohe, et kui jumestuskreemi ostad, siis ilmselgelt ma internetis seda kuidagi proovida ei saa. Lähen ostan poest ära, järgmise ostu siis teen e-poe kaudu. Aga ma arvan, et see e-pood on väga mugav ja tänapäeval inimestele väga meeldib, kui kuller viib selle toote ukseni ja saad kohe ise kasutada, sul hoiab see aega kokku, sa ei pea ise kuhugi järgi minema. Et kõik see loeb nagu tänapäeval. Et mina usun, et see internetimüük ikkagi jääb tugevalt. Internetimüük jääb kindlasti tugevalt ja internetimüük tegelikult paneb ju kõik kauplejad natukene pingutama, et toome näite, et kui sa nüüd tuled ise selle söödakoti järgi, ega sa ikka väga lihtsalt enam sealt poest ära ei lähe, kui sul mingi protsess päris hästi ei istu, eks. Aga e-poest nagu hääletatakse nupuga ennast loetud sekunditega välja, kui midagi jääb venima, eks ole, et see on ju, mõnes mõttes on see lahe, ja et kui hoolikalt sa pead nagu läbi mõtlema teksti ja kui palju nagu mõtlema seda kliendi voogu, et ma ei tea, kas sa jälgid näiteks oma klientide voogu või et miks katkevad ostud ära või oled sa selle poolega tegelenud? Ja ikka. Vahest ikka muidugi klient paneb ostukorvi ja siis tuleb mulle teada ka, et oi, kliendil on jäänud ostukorvi tooted. Siis üldjuhul ma helistan, küsin otse, kas ei leidnud, milles probleem on. Vahest inimene ei julge ise küsida, et lõpuks me oleme ikka lahenduse leidnud. Et seal on hästi palju tahab suhtlemist. Et see esialgu ka, kuna mina olen nii-öelda alustav ettevõtja selle hobumarketi puhul, siis see kindlasti nõuab rohkem aega. Et kui keegi mõtleb, et ta saab nüüd 8-5 töötada, siis kell 10 on postkastis kõige rohkem kirju. Inimestel on õhtul aega, eks? Ja üldjuhul esmaselt tuleb kindlasti teha rohkem tööd, et võib-olla pärastpoole saad selle aega siis nii-öelda rohkem planeerida ja paremini muuta seda kellaaega seal, aga üldiselt alustavale ettevõtjale me soovitan ikkagi kiiret reageerimist. Et selle tulemusena on ka müüki rohkem.
eks ole, et tegelikult e-kaubanduses on päris palju nagu sõltub sellest, et kui kiirelt toimib su tarne ja kui kiirelt sa vastad kliendi küsimusele, sellepärast et võib-olla ta on selle saatnud veel 3 erinevasse kohta ja läheb kaasa sellega, kes esimesena talle mõistliku vastuse annab. No, Aga on ju, et aga kui sa nagu mõtled, et sinul läheb hästi, eks, ja sinu elust me nagu kuulsime, et kus sul tuli see mõte ja kui palju sa oled sellest kõigest abi saanud, aga kes üldse võiks nagu Mosti tulla või mis võiks olla nagu sinu arvates, et kes see inimene võiks olla, kes pöördub Mosti poole, et kas siis õppima sotsiaalmeedia spetsialistiks või internetiturunduse juhiks või vastavalt, et kes siis kuhu, eks sa tahab minna. Et on sul neile midagi julgustavat öelda või on selline, et mul läks hästi ja eks ta igaüks haarake oma õlekõrs? No pigem mul läheks kindlad soovitused ka, et kuna mul ongi need valdkonnad, kus ma tegutsenud olen ja ma olen näinud neid inimesi, kes vajaks näiteks just sellist sotsiaalmeedia turunduskoolitust, on ilusalongid. Ja hetkel, kuna iluvaldkond tugevalt kannatab, siis mina soovitan ilusalongi töötajatel, nii-öelda teenindajatel minna koolitusele. Et kuidas siis oma klienti nii-öelda salongi meelitada. Kliendid soovivad kindlasti infot, et mismoodi see koroona ajal on kõik, kas on ikka puhas. Paratamatult ma ei ole väga näinud ühelgi salongil sellist postitust. Ja on inimesed, kes ikkagi pelgavad seda väga palju ja see tekitaks samamoodi usaldust. Ja suureks miinuseks on salongidel olnudki see, et neil on hästi sigri-migri postitused. 150 informatsiooni ühel pildil, mis tekitab segadust ja kui sa selle nii-öelda scrollid hommikul, siis ilmselgelt klient ei märka, mis pakkumine täna on. Ja teine, mis valdkonnas siis ma olen veel abiks olnud, on restoranid. Et samamoodi kannatav ala praegu ja tuleb siis teha konkreetseid pakkumisi, peavad kiirelt reageerima. Et see on selline, ütleme, et enne ju ei läinud vaja seda, et ilus ilm, inimesed tulid terrassile, nüüd see nii lihtne ei ole. Et sa pead ju ikkagi ka vihmase ilmaga selle lõuna praegu tegi maha müüma ja siinkohal ongi, et on väga palju ägedaid restorane, et olen ise ka nüüd mõnega kokku puutunud ja abistanud, et avastamist on väga palju ja ka nendele ma soovitan, et kas või ainult see Facebooki ja Instagrami reklaami osa siis selgeks õppida, aga samas sellistele, kes soovivad ettevõtjana alustada, siis kindlasti internetiturundusjuhiks proovida ja õppida ikkagi selgeks, et õpite kõike Google Adsi, kuidas teid leiab üles, mismoodi leiab ja isegi kui te seda ise tegema ei hakka ja ostate hiljem ikkagi teenust sisse, sa tead, mida nõuda, kuidas seda jälgida, kui juhtub, et töötaja jääb haigeks, sa saad ise ka hakkama, et minu jaoks on see üsna oluline, et sa oskad ka ise seda, mida sinu töötajad peaksid oskama, et kas sul võib ka olla selline üldpilt lihtsalt ees, aga sa vähemalt tead, kuhu suunda ja mida sa saad oodata ja mis tulemused võiksid olla, et see aitab sul teha sellise parema äriplaani, mina ütleks. Absoluutselt, eks ole, et juba elementaarsed oskused nagu Google Analyticsi või Facebooki või sotsmeedia, eks ole, kas või seda infovoogu jälgida, et millal külastajad on su lehel ja millised postitused lendavad ja millised siis ei lenda, eks ole, et sealt natukene võib-olla ka juhina saab ju järeldusi teha, eks ole, isegi kui sa igapäevaselt ise ei tee seda sotsmeediat. Aga kas sul on veel midagi, mida sa tahaks lisada, sellepärast, et meie niisugune mõnus ülekande formaat on 20-30 minutit, et me oleme kohe saab 30 minutit täis, eks ole. Ja meid hakkab natukene nagu aeg näpistama tagant, et kas on midagi sellist, mida sa tahaks veel nagu öelda, et mida ma ei ole võib-olla taibanud küsida või kuhu juttu suunata, aga mida sa tunned, et see oleks küll asi, mis nüüd vajaks rääkimist? No mina ütleks, et kui algul mõtled, et oskad kõike üksi, siis tegelikult kuulake alati teisi. Mine osale nii palju koolitustel, kui võimalik on, sest nagu öeldakse, 2 pead on 2 pead ja see tõesti on ka nii, et tuleb väga palju erinevaid ideid. Aga samas tuleb jätta nii-öelda iga töö sisse enda käekirja, ehk siis nagu mina ka olen öelnud, ma teen alati enda moodi, püüan väga palju erineda ja
mina arvan, et see on ka üks edu saladus. Ärge kaotage ära sellist inimlikku puudutust selle kõige tagant, et ostjad on inimesed ja nad tahavad suhelda inimesega, mitte anonüümse ettevõtte massiga, eks. Et see on minu meelest üks hea mõte, nagu mida kaasa võtta, mitte ainult tänasesse, aga ka nagu pikemasse perioodi. Et mina tänan sind, et mul on ka endal olnud äärmiselt huvitav nagu kuulata, kuidas sa asju teed ja ma näen, et sind saadab edu ja julgustada kõiki, et jumala eest, et vaadake koolituskava, tehke enda jaoks väike eeltöö, võib-olla ära mõelge, et kas te tahate strateegilisemalt läheneda või tahate ise näppupidi sees olla. Ja peaga on algama selle uued kursused, et kohtume Must ärikoolis. Aitäh sulle! Aga aitäh! Ja kõike kena, ilusat päeva!